Austatud daamid ja härrad, alustama kavandatud ettevõtmisega, et kellel on veel kuskil istuda, siis palun võtke istet suupoolist võib-olla kaasa, aga üldises plaanis võiksime pihta hakata. Ma tänan teid kõiki reageerimast Eesti Arengufondi kutsele arutleda sünteetilise bioloogia teemadel. Võib-olla on see valdkond, mis meie targa tegevuse tulemusena osutub tulevikus oluliseks kasvumootoriks, mine tea. Minu nimi on Peep Siitam, ma olen Eesti Arengufondi energia rohemajanduse suunajuht ja minu tegevusvaldkonnaks on energia rohemajandus, nagu nimigi ütleb, energia, biomajandus, energiaühistud ja ressursside säästlik kasutamine. Nüüd tänane ettevõtmine on Eesti Arengufondi jaoks võib-olla märgiline kahes tähenduses. Esiteks sellepärast, et tegu on loodetavasti esimesega sellist peagi alustatava biomajanduse pikaajalise arengukava sellise avalikust kaasava üritusega, diskuteeriva avaüritusega. Ja teiseks, tegu on siis tegevusega, mis markeerib üsna hästi Eesti Arengufondi soovi muuta oma strateegilist suundumust arvamusavaldajast siis kasvuvõimaluste avastajaks ja kasvuvõimaluste realiseerimiseks vajalike muudatuste eestvedajaks. Eesmärkide täitumine võib jääda juhuslikkuse objektiks ning paljud võimalused vaid ilusateks sõnadeks paberitel, kui me see kavatsetud plaanipäraselt ellu ei vii. Ja pikaajalist energiamajanduse arengukava koostades ma julgen väita, et me peame tegema väga palju asju teisiti. Me peame tegema väga palju asju teisiti just nimelt sellisest järjekindlast, tehes asju järjekindlalt ja sellise pikaajalise programmi alusel. Tänase arutelu kokkukutsuja ja korraldaja ehk siis lühidalt peasüüdlane on Kaja Kuivjõgi, kes on Eesti Arengufondi ekspert, kelle teemad on tervisetehnoloogiad ja biotehnoloogiad ja kelle poole nii selle üritusega seonduvalt täna kui ka loodetavasti nende tegevustega, mis järgnevad sellele tänasele sündmusele, siis te kõik lahkesti pöörduma olete kutsutud, siis Kaja poole pöörduma. Tänase arutelu korraldaja on professor Erki Truuve, kes lahkesti selle ülesande enda peale võttis ja postivarju ennast kenasti ära peitis ja kellel ma kohe sõna annan üle. Kuid enne veel üks mõttetera Zig Ziglerilt, kes ütleb, et sa ei pea olema suurepärane selleks, et alustada. Kuid selleks, et sa pead alustama selleks, et saada suurepäraseks. Ja kui me tänase ürituse või tänase arutelu tulemusena leiame, et tegu on meile huvitava valdkonnaga, siis ei tohiks see arutelu täna päädida lihtsalt intellektuaalse huvitava diskussiooniga, mida ta kahtlemata saab olema. Sellele peaks järgnema kindlasti selline programmiviisilisem, teadlikum lähenemine ja selle programmi teadlikum ka siis kohane täitmine. Aga ma siinkohal lõpetaks ja annaks sõnajärje õhtujuhile, moderaatorile Erki Truuvele. Palun, ole hea. Aitäh, jah. Peep muidugi eksis ühes asjas, et see üritus oli ammu enne kokku kutsutud, kui ma sellest teada sain. Aga kuna see nii oli, siis võib-olla tundus kohane, et ma olen selle moderaator, kuna tegelikult kõik esinemised olid juba eelnevalt kokku lepitud. Ma tänan tegelikult Hannes Kollistit, ma arvan Mart Loogi ja teisi eelkõige Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudi inimesi, kes vist tegelikult olid selle initsiaatorid. Kui keegi oleks mulle eile või täna hommikul öelnud, et Eestis on nii palju sünteetilisi biolooge või selle huvilisi, siis ma oleks selle inimese välja naernud. Aga me oleme juba ajakavast maas ja tegelikult ma tahan siis nii moderaatorina, mitte kokkukutsujana öelda kahte asja, et me võiksime täna kõigepealt peale Mart Loogi ettekannet omavahel, kui võimalik, siis enam-vähem kokku leppida, et me kõik saame definitsioonis sünteetiline bioloogia enam-vähem ühtemoodi aru
ja tegelikult kõikidelt järgnevatelt ettekandjatelt, aga muidugi ka Mardilt, ühesõnaga ma küsin kohe peale ettekannet ruttu, millised võiksid olla need 1, 2, 3 esimest sammu, mida Eesti riik ja meie kõik saame teha selle heaks, et siis sünteetiline bioloogia tegelikult tõepoolest Eestis hakkaks arenema ja õilmitsema. Ilmselt meil ei ole peale igat ettekannet selle jaoks aega diskussiooniks, aga ma püüan siis kõik ettekandjaid ohjeldada, närviliselt püsti tõustes edasi-tagasi käies ajakavast kinni pidama, et meil lõpuks oleks 1,5 tundi aega tegelikult arutada siis nende esimeste sammude üle. Aga nüüd nagu päriselt selliseks pidulikuks sissejuhatuseks ma annaks sõna Tartu Ülikooli rektor Volli Kalmule. Asjadest on mul isiklikult 2 head näidet. Üks hea näide on see, et kui India suursaadik Eestisse, kes tegelikult resideerub Helsingis, 3 korda reisis edasi-tagasi, nägi vaeva ära ja nüüd on lõpuks sõlmitud siis leping Triditron, mis on Technologies, meditsiinitehnoloogia alase koostööleping. Siis seda tehes tema üks sõnum oli, et kui tal oleks midagi võimalik Eesti teadusarendust innovatsioonist Indiasse kaasa viia, mis see oleks? Pakun, et ei mõtle iial seda välja, tema ütles, et see oleks, mille ta esimesena kohe kaasa viiks, kui see võimalik oleks, mis on siis jäätmetel põhinev energeetika või prügi põletamine, ahjudesse sellest energia tootmine. Ja see näitab seda, kuidas ideega tullakse või võidakse tulla kellegi juurde küsima. See, mida me täna siin näeme ja nüüd teadjad inimesed selgitavad, on täpselt vastupidi ja tõestab seda, mida ma olen korduvalt öelnud, et kõigepealt head rakendused tulevad headelt teadlastelt. Ja nii ongi. Ja arvata, et nendel teadlastelt, kes igas muus töös üle jääb, et siis sealt selle baasil Eestis saab midagi rakendust arendada, siis see on naiivne vaade. Ja teine on see, et on head teadlased koos, kes saavad aru, et nad on võimelised mingis valdkonnas arendama asja, mis võiks kellelegi kasulik olla, keegi üles korjata, raha teenida, majandust, äri ja kõike seda, mis tööd, sissetulekut, heaolu tõstab. Ja selles mõttes on see kindlasti suurepärane initsiatiiv, ainult tervitatav küsimus ainult, mis enam-vähem iga niisuguse initsiatiiviga Eesti sees kerkib, on see, et kui sellel on üleskorjajaid majandussektori poole pealt, et kas need on tingimata Eestis või ehk, et kas need head ideed, lahendused mahuvad Eesti majandusruumi ära. Ja ma pakun, et ega need ilmselt ka kõik ei mahu, mis on taas tõestus sellest, et tegelikult parimad ideed, parimad ülikoolid on oma mõju ja tegevusalalt ammu kasvanud väljapoole Eestit. Ja selles ei maksa näha mitte midagi, mitte patriootilist, vaid pigem just seda, et tegelikult me oleme mitmetes alades konkurentsivõimelised ka tehnoloogiliste lahenduste välja pakkumiseks. Aitäh ja edu nendele sünteetilistele bioloogidele.